Kui sa kliente küsitled, siis sa saad nende käest nende enda sõnadega selle, mis on nende probleem. Ja kui sa nende samade sõnadega kõnetad klienti oma reklaamides või turunduskanalites, siis sa saavutad selle, et see klient tuleb, sest ta tunneb, et see puudutab kuidagi teda otseselt. Turul on aktiivselt umbes 3% inimesi, kes on valmis tooteid ostma täna, sellepärast, et ta on selle vajadus, ehk ta on probleem, või siis on see, et ta on jõudnud oma ihaldustest sellele astmele, et okei, ma teen selle ostuotsuse ära. Kõik inimesed või kõik firmad püüdlevad tegelikult selle 3% püüdmise peale. Nüüd on olemas sinne 7%, kes mõtleb selle toote ostmise peale, kuid ei ole veel otsust langetanud. Ja nüüd on olemas 90% klientidest, kes jagunevad niimoodi 30%. Nendest üks osa on täiesti kindel ei, et nad on täiesti vastu su tootele. Üks osa on nendest, et pigem ei, ja üks osa on, ma ei ole küll mõelnud su toote peale, aga ma pigem ei osta. Turundus teed ainult selle 3%, kes täna on ostmas. Sa ei tohi need muidugi kõrvale jätta, aga kui sa ainult nendele 3 fokusseerid, siis see on väga väike niskus oma turundust teed. Sa peaksid fokusseerima oma turunduse oma ideaalsele kliendile, tema sihtrühma sõnadega ja sel juhul tegema seda turundustööd pigem nagu hariva turundusena. Sellisena, kus kohal sa lood kliendile lisandväärtust ja sel hetkel ta ei ole veel sinu ostjak, ta ei ole jõudnud sinna 3% sekka, vaid ta sel hetkel võib-olla on pigem eitaval seisukohal sinu toote suhtes või on mõelnud, et võiks seda toodet osta kunagi, aga mitte praegu veel. Nüüd, kui sa turundad selle inimesele läbi tema väärtuse kasvatamise, ehk siis annad talle selliseid harivaid artikleid, mis selle toote või teenusega kaasas käivad. Sa lood talle lisandväärtust ja tegelikult läbi selle kasvatajad enda eksperdi staatust. Siis see eksperdi staatuse kasv annab sulle selle, et selleks hetkeks, kui tema jõuab sinna 3% sekka, on temal juba tegelikult, sina oled tema jaoks juba ekspert. Ja tema on valmis sinu käest kergemini ostma kui kellegi teise käest. Ja sa oled valmistanud tegelikult väga suure osa turgu tegelikult oma toote või teenuse tarbimiseks ette. Ja siis sa ei pea pommitama seda viimast 3%, kus koha peal tegelikult kemplus käib alati hinna üle, kellel on suuremad allahindlused. Nii et vaata, et kui sa saad turundada, siis turunda sellises keeles, milles sinu sihtrühm räägib ja räägi samas keeles selle sihtrühmaga ja loo see lisandväärtust kliendile, hari sihtrühma põhiselt ja enne kui midagi müüki küsid tema käest, anna talle seda lisandväärtust.